Video alguses olid siis mõned sõidukaadrid Seljametsast. Et eelmine kord käisime seljal, panin siis vahepeal 5 või 50 õli sisse mootorisse. Lisaks jahutuse täiustamise osas sai siia see ventilaator pandud. Päris S4-l on see ventilaator siinpool, aga kuna see stange vahe on nii väike, siis ma keerasin selle asja lihtsalt kõik peegelpilti tagurpidi ja mahtus siia. Tegelikkuses siin seespool on kolmas ventilaator ka, aga see on surnud. Hetkel siis toimib ainult see, visko on ka õnneks uus. See ka toimib, aga see kolmas vent tuleb välja vahetada, et meil tekkis seal probleem, et vahepeal läks jahutusvedel 100 kraadi peale. Aga muidu sai vägevat sõita, kõik oli timm, kuid lõpuks läks asi limpi. Ei saanud aru, mis värk on. Meil siin on see manuaal S4 aju, millel on soft peal. Suht maks, mis nendest turbodest saab, kohati 1,4 viskab ja hoiab 1,1, 1,2. Nii, mis veakood meil tuli, oli siis sidurilüliti. Sidurilüliti on siin autos sees. Siin pedaali juures. See musta värvi. Ilusti juhtnud asjad küljes. Vahetasin ta siis ükskord ära, arvasin, et ju siis lülitin läbi. Natukese aja pärast tuli jälle see sama veakood. Jõudsin siis tagasi omadega kapoti alla. Asusin uurima, et miks ta seda lülitit ei tunnista. Kuna mootori juhtmestik on automaadi pealt, siis selgus siuke asi, et aju pistikust kuni selle valge pistikuni ei lähe ühte juhet. Ja see juhe ongi siis sidurilüliti jaoks. Ehk siis see roheline juhe, mis ma siia panin, selle ma siis ühendasin siin number 39 klemmi alla. Õnneks siin on kõik juhtmed nummerdatud, nii et üsna lihtne on üles leida õige koht. Ja selles pistikus oli see valge pistik keskilt pooleks ja selles valges reas oli äkki number 13, kui ma õigesti mäletan, või 12. Ühesõnaga panin siit selle ahela kokku, siis peaks nüüd see mure olema korras. Pärast kohe arvutiga vaatame. Tegelikult plokk number 66 näitab seda pedaali signaali ka, et kas on on-off. Siis lisaks on jahutuse error ka alguses saati. Esialgu ma arvasin, et viga on siin mootori taga olevas anduris. Ma panin sinna uue anduri, siis ma panin uue pistiku. Ühesõnaga kõik sai vahetatud, aga kuna aju näeb tegelikult tempi, Spido näeb ja peksab kogu aeg seda lolli errorit, siis asusin uurima ja selgub, et 2.7 tahab saada Spidost omakorda kinnitust, et temp on õige. Ühesõnaga see on 2.7 spetsiifiline. Ehk siis oli tarvis sellest oranžist pistikust, siin keskel oli lilla sinisega juhe. Ma võtsin selle siit välja ja tõssin ta eraldi siia halli pistikusse, tegin ühe pistiku juurde. Miks ma nii tegin? See on sellepärast, sest siit alt august on neid pistikuid suht võimatu kätte saada. Rääkimata siis sellest, et lukud lahti teha ja panna sinna klemme juurde. Ma siis panin siia selle halli pistiku juurde, see mis on siin poolede ripakil, ma lükkan selle pärast siia lukku ka. Ühesõnaga siis on see ahel ka ühendatud ja kõigele lisaks nüüd siis oli vastupidi, et ajust tuli juhe, aga juhe lõppes ära siis siin vahepistikus. Sidurilülitiga oli vastupidi, et auto poolt tuli juhe, aga ajusse siit edasi ei läinud. Autos sees see juhe läks spidomeetri taha. Siin on, Spido võib olla siin tagas, siin on sinine pistik on siin pool tahomeetri taga. Sinna klemm number 12 külge. Ehk siis on nüüd see ahel ka koos ja järgmine samm oleks ka arvuti külge panna ja asjad üle testida. Nii panime siis süüte sisse. Siin see plokk 66 switch position on vist nüüd enam-vähem normaalselt näha, ma proovin sidurit ka vajutada. See järjekorras teine number peab 1 muutuma, kui ma pedaali alla vajutan.
Ohoh. Lahti lasen 0. Magic. Ühesõnaga see toimib. Siis siit võib back'i minna. Me vaatame korra. Vähemalt jälle seda jahutusvedeliku veakoodi ka enam. Tundub, et kõik on parandatud. Nüüd võib jälle siis minna rajale kütma.